Nii, tere tulemast kuulama Arko Akadeemia järjekordset podcasti ja minu nimi on Elari Tamm ja ma olen Arko Vara kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner. Täna on minuga siin kaks väga toredat inimest. Ma rõhutan väga. Jana Kosk Swedbankist, partnersuhete juht. Tere. Ja minu hea partner Peep Saar. Tere. No jah, et kas on hommik või õhtu. Sõltub, kes millal kuulab, aga me oleme jälle kokku tulnud tegelikult selleks, et rääkida natukene kinnisvarast, rahast ja ka emotsioonidest. Ma mõtlesin, et need 3 sõna võtavad väga hästi kokku seda, mida me siin arutame, millest me räägime ja mis inimesi nagu ka huvitavad. Et niisama kinnisvara, tore on, ja ka raha, aga tegelikult seob neid päris hästi emotsioon. Et inimesed annavad kodule tähenduse ja annavad ka rahale mingi tähenduse. Loodetavasti. Et võib-olla kõige parem ongi alustada siit emotsioonist ikkagi, et me salvestame seda hommikul, nii et kujutan ette, et emotsioon on praegu põhimõtteliselt laes. Aga Jana... Me salvestame seda esmaspäeva hommikul, mis tähendab, et emotsioon on peale nädalavahetust värske. Suurepärane. Need sinised esmaspäevad või kuidas on Jana sinuga? Esmaspäevad... kindlasti ka esmaspäev on alguses, on raske, aga ei ole hullu, saame hakkama. See on see käivitus, esmaspäev on selline nädala käivituspäev, et siis saab edasi. Aga võib-olla mõnes mõttes kohe nagu natukene asjalikumaks minnes räägikski praegu sellest, mis emotsioon pangas praegu on, et kui vaadata praegu muud statistikat, lihtsalt kuivasid numbreid, siis need räägivad mingit juttu, aga mis see valdav emotsioon hetkel pangas on? Pangas hetkel on täiesti töine emotsioon, täiesti tavapärane. Kliendid on meil laenu võtmisel täiesti olemas. Et ma isegi ei oska öelda, et ei ole kindlasti aru saada, et kuidagi emotsioon oleks tavapärasest erinev, suvine, natukene inimesed on puhkuse lainel, aga emotsioon on täiesti hea pangas. See on selles mõttes, võib-olla miks üldse küsida, et mis emotsioon valdab on see, et me ikkagi elame praegu või tegutseme päris nagu sellisel keerulisel ajal, et ühelt poolt tahaks nagu ennustada mingi tulevikku ja selle pealt, mida me teame, aga isegi see on keeruline. Millised emotsioonid, Peep, sina näed praegu? Kas ma tean, et see on nii mitmel rindel, aga mis see valdav emotsioon on? On see kindlustunne kadumas? On see kindlustunne tegelikult olemas? Minu jaoks iga hommik on alanud viimased kuud juba ikkagi nii, et ma teen uudised lahti, vaatan, mis Ukrainas toimub, mitu asja on ära hävitud Himarsidega eelmisel öösel või eelmisel päeval. Vaatan, mis pool Eestit, ma arvan, nii teeb. Et ühesõnaga, et see natuke kuskil taustal on ja ootus, et lõpuks võiks seal toimuda mingi suurem läbimurre ja selline optimism ja pessimism, mis seal vahepeal käsikäes käivad. Et eks ma arvan, kuskilt taustalt mõjutab meid kõiki ka see, mis toimub Ukrainas ja see, kuidas seal võideldakse meie sõda ja siis need küsimused, mis peegelduvad makromajanduslikes küsimustesse, mis saab sügisel ja kas hinnad ja ehitushinnad ja energiahinnad ja mis asi üldse saama hakkab, on ju. Kokku puutunud päris palju ka sellega, et ikkagi üsna jälle koroona tõstab pead ja siis haigestumisi on sõpruskondades, ringkondades. Just lugesin uudist, et kuidas mittevaktsineerimisest on saanud identiteedi osa meil Eesti ühiskonnas ja nii edasi, et eks ka see on, mis tekitab küsimusi sügisele vastu minnes. Samuti, kuna mul nüüd hakkas päikesepark tööle, siis ma põnevusega jälgin, kui on hästi kõrged börsihinnad, et kas ja kui palju mul toodab täna. Kuule, aga täna peaks sul eriti hea päeva. Ja, aga täna on pilves. Täna oli ka Tartus. Tartus ka oli pilves, aga toodab vaikselt ka pilve all. Aga ainult 2-3 kilovatti tunnis. Nii et ühesõnaga vähe. Sellised on need emotsioonid. Arusaadav on see, et selle kinnisvara või ütleme selle sõjataustal ja koroonataustal, me räägimegi tegelikult ju kindlustundest.
et noh, aru saada, et pangas on, töökus on alati, see ongi, käibki panka, aga Jana, kuidas sa ise näed, et tegelikult eelmine nädal, kui me rääkisime lihtsalt eetriväliselt, siis ma pigem nagu tahtsingi teada, et kas mingi trendi on ka näha, et kas see tegelikult see ärevus natuke, mida tegelikult Peep kirjeldas, et kas sellist trenni ka näha, kas kliendid tegelikult täna, ma ei tea, hakkavad, intress on tõusnud, kas nad tahaksid tegelikult juba kaubelda või nad hakkavad juba, milline see pilt klientide poolelt on? No ja kui nüüd rääkida sellest, et mida kliendid meiega räägivad, siis kindlasti täna küsimusi tuleb intressitõusu osas ja Euribori tõusu osas. See on täiesti loogiline, et kui nii mõnda aega juba on olnud ju sedasi, et Euribor on miinuses või võrdne nulliga, et kui ta on täna nagu tõusuteel, siis inimestel hakkab see tekitama küsimusi. See on täiesti tavapärane. Et need küsimusi me meelsasti vastame, teeme arvutused kliendiga koos, mis tähendab temale uus Euribor. Kui me vaatame täna, eks ole, Euribori tõusu, et on täna kuskil 0,6, eks ole, siis see ei ole, mulle tundub, et seda emotsiooni on sellest rohkem, kui see asi tegelikult nagu klientidele, ta ei avalda nii suurt mõju täna veel. Et kui me räägime, mis mõju avaldab, et nagu siin just kõrval ka välja toodi, siis tegelikult kõige rohkem teevad ikka muret energiahinnad ja toiduhinnad ja inflatsiooni kasv. Et ma arvan, et Euribor siin juures ei olegi täna nii suur, et kui vaadata 0,6% punkti tänane Euribor, et mida see siis kaasa toob, et kliendil, kellel on 80 000, võtame keskmiselt 80 000 laenusumma, siis keskeltläbi siis kuskil, mis tema kuumakse juurde tuleb, üle 50 euri. 80 000 peale 50 euri. 89 000 peale 100 euri kuskil. No see arvatavasti on siuke hoomatav või siuke talutav või jätad midagi ostmata, jätad paar korda väljas söömata. No, mida suurem on laenu summa, loomulikult seda rohkem on ka kuumaksele juures, aga kui me vaatame klienti, mida suurema laenu summa klient juba pangas saab, siis ta sissetulekud on ka kindlasti kõrgemad. Et ma arvan, et Euribor kindlasti on täna teema, täna on palju teemasid, mis inimesi kõnetavad ja kindlasti ka inflatsioon, aga ma arvan, et see kuumakse suurus ei ole see, mis kliendile mõjub nii hävitavalt täna. Mis teil seal praegu pangas, teie pangas on siis selline keskmine, ma ei tea, kas sa tohid seda öelda, aga keskmine kodulaenu intress. Mul sõber just võttis laenu, sai pakkumised 3 pangast. Nad olid enam-vähem samas suurusjärgus ja kuna tema kodupank oli lõpuks ikkagi Swedbank, siis ta võttis sealt. Ma tahaks teada, kas ta sai siis hea intressiga või ma arvan küll, et ta sai hea intressiga. Pole kindel. Ma sain natuke madalamaga. Aga tegelikult täpselt nii ta ongi, et intress sõltub päris mitmest komponendist. Ja seda öelda, et nii nagu on kliendid erinevad, nii on ka pakkumised erinevad. Et intressi kujunemine tegelikult sõltub sellest, milline on kliendi maksevõime, milline on tagatis, milline on makse ajalugu, et see on see, mida pank jälgib ja jälgivad kõik pangad, eks ole. Ja sellele vastavalt loomulikult tuleb ka siis intress kokku. Aga me olime vahepeal ajalooliselt kõige madalamas, on ju, kas oli 1,82 Eesti pankade peale keskmine see kodulaenu intressi. See on vist nüüd tõusnud viimase kuu jooksul natukene. Ja natukene on tõusnud, aga ta jääb ikkagi, keskmine intress ikkagi jääb sinna 2 kanti, pluss siis Euribor. Aga loomulikult oleneb kliendist, intressipakkumisi teevad vastu klienti pangad, et jätkuvalt ei saa võtta aluseks, et intress on keskmine selline, et intress ikkagi lähtume kliendist endast. Ta võib olla alla 2 ja võib olla üle 2 vastavalt kliendile. Kindlasti on, ma arvan, et laenamisel üks olulisemaid aspekte hind ja intress, mis see kõik maksma mulle läheb. Aga kui ma vaatan praegu viimast kinnisvara rallit, siis ma ütleksin, et see on nagu olnud suhteliselt nii, et nagu kõik läheb. Ja ma ei taha öelda, et inimesed ei ole vaadanud intressi ja inimesed ei ole vaadanud hinda, aga kohati on küll tunne, et inimesed pigem on ostnud ostmise pärast
see on ka mingi emotsioon seal taga, et hirm, et noh, täna tuleb ära osta, et ma lugesin just meie analüütiku Mihkli turuülevaadet, kus ta ütles, et noh, 40% hinnatõusu väikeasulates ja väikelinnades, kõik, mis Tallinnast väljaspool läheb, korteri hinnad, noh, võtad selle mingisuguse väikese Taebla, eks ole, mõtled, et seal oli mingi korter, mis maksis näiteks võib-olla 15 000 või 20 000, noh, nüüd lisa 40% otsa viimase aastaga. Tegelikult tundub, et ühelt poolt vaadatakse hinda ja kalkuleeritakse, kas on parema intressi, aga seda nagu turg näitab, et praegu on ostetud kõike. Ja seda enam, et ka ju, kui vaadata täna nõudluse ja pakkumise suhet ja kui palju on uusarendusi turul, tänane olukord tegelikult on paranenud juba. Et kui me vaatame siin mõne aja tagust aega, et täna, kui oli 1000 uut korterit müügis, täna on juba kuni 2000, on ju. Ja noh, hinnatase on selgelt päris kõrge, siis tekibki selline tunne, nagu ostetaks kõike, et lihtsalt nõudluse ja pakkumise suhe on siin täna kindlasti oluline. Aga meie pangas oma klientide puhul kindlasti jälgime seda, milline on kliendi maksevõime, milline on tagatis ja vastu seda teeme neid otsuseid. Et noh, me päris nii ei saa öelda, et ostetaks kõike, loomulikult laenusummad on läinud kõrgemaks kui kunagi varem. Mitu kodulaenu sul on, Peep? Ikka üks ainult. Ainult üks? See ei ole päris tavapärane. Tegelikult ju täna on, olgu sa elad Tartus, tegelikult sul võiks sammu Tallinnas ka kodu olla, siis sa nagu jagad neid linnasid oma vahel. No ja võib-olla mõni ilus Dacia ka kuskil. Kuubal ei saa veel osta, sellepärast ma ei ole veel ostnud väljaspool Eestit. Aga tegelikult on inimestel ju sageli mitte üks kodulaen, aga mitu kodulaenu. Pank ju isegi võimaldab seda. Võimaldab vastu vajadust. Tänased kliendid ei saa ju öelda, et elavad ainult ühes kohas, nad võivad elada mitmes kohas, et tegelikult võimaldab vastu kliendi vajadusi. Et seda me päris ei ütle, et ainult üks kodulaen saab olla. Nii et Peep, sa Eestis saaksid osta, Kuubal ei finantseeri ju praegu, ei Swed ega keegi teine. Minu ta lihtsalt Kuubal ei saa keegi teine peale Kuuba elanik osta ka veel praegu, kui sa pead olema, see on see kõige keerulisem asi lihtsalt, et kuidas sa seda finantseerid on juba järgmine, aga kuidas kodustada ära kohalik kuubakas, keda usaldadavad, see on juba keerulisem asi distantsilt. See on põnev protsess. Aga ma arvan, et tegelikult just rääksin ühe noore nüüdseks abielupaariga, nemad rääksid mulle oma kinnisvaratehingust, et tegelikult kindlasti ka eks ikka eestlane või no ma arvan üldse inimene ju, millest räägitakse meedias, investeerimise poole pealt on teemad palju õhus olnud, et siis on tihti tekib tunne, et sa oled nagu maha jäämas, noh krüptorongist oled maha jäämas, aktsiarongist, Teslast jäid niikuinii maha juba, nüüd on kinnisvara ka, näed sa, see on nii palju kasvanud, et nüüd me teeme kiiresti mingi investeeringu ära, et noh, tegelikult on neid ka, kes on sisenenud investorina nagu sinna kinnisvarasse püüdnud teha oma esimesi tehinguid ja seal on tõesti võib-olla, et noh, ükskõik kui viletsas olukorras, nemad ostsid ära mingi väikese suvila või maakohaks kuskil Valgamaal, ise lähevad Tallinnas, ostsid ära, perekond ütles, ärge oske, sõbrad ütlesid, mis te teete, teil on niigi muud asju teha, ostsid 8000 ära, ei käinud isegi vaatamas, ostsid ära niisama. Ja siis kutsusid sõbrad appi, tegid talgud ja aasta pärast müüsid 28-ga maha ja teenisid selle pulmaraha. Nad ütlesid, väga õnnelikud olid, näed sa tegid selle viimase aasta, noh, 14 kuu jooksul sellise siis väikse tehingu. Et mingi segment on ka neid, kes mõtlevad, et noh, enam ei ole neid häid, noh, kes ennem ei ole nagu investeerinud, ma arvan, aga nüüd mõtlevad, midagi peaks ikkagi ise ka ostma, näed, tundub, et ajalooliselt tundub see tark otsus olevat, et ükskõik kui halb ja hea ja siis need, kes on kogenumad, need vaatad, ei tea, praegu ei ole nii häid objekte, et ma pigem võib-olla ei tegele sellega. Mõnevõrra võib ta tegelikult oleneda ka sellest, et täna on hästi raske mõelda, et kuhu raha paigutada. Et see on nagu väljakutse. Ja noh, võib-olla kinnisvara tundub ikkagi selline pikemas perspektiivis hea paigutus. Ja lisaks tajutav kuidagi on. Tajutav, jah, just. Et ega ongi. Jah, kui sellest oled palju komponente. No, ma hakkasin mõtlema selle peale, et veel see mitu kodulaenu, see ongi just see, et noh, mul on mingi püsikoht, aga siis näen mingit investeeringu nagu mõtet kuskil ka.
et vahepeal oli minu meelest ülipopp lisaks ühele kodulaenule võtta teine kolmas ja siis need välja üürida. See oli kuidagi, see oli nagu pangale okei või proovitakse täna ka seda teha, et tegelikult see intress on madal ja tegelikult selliselt saaks ju ka nagu pulmadeks raha koguda. Neid on, aga ma ei saa öelda, et see oleks nagu väga selline, Väike protsent. jaa, see on ikkagi suhteliselt väike protsent, aga sest igaüks hindab oma võimeid ja maksevõimet ja nii ka pank. Ma ei saa öelda, et see oleks nagu väga selline tõsiselt populaarne. Teda on, alati on. Aga jah. No, mõni aeg tagasi ma ütlesin välja sellise provotseeriva mõtte, et kinnisvara muutub üle Eesti igal pool likviidseks ja seda, kui ma ei eksi kuskil 2 aastat tagasi ja ma ei öelnud seda selle pealt, et nägin selgelt, et ohoo, et nüüd siin tuleb selline buumi moodi sarnane asi, vaid lähtusin sellest, et mul sõbrad elavad Ahvenamaal ja Ahvenamaa pangad vaatavad kinnisvara nagu suhteliselt lakooniliselt. Kõik kinnisvara on siis müüdav, kõik kinnisvara on väärtuslik. Ja kuna mulle tundub, et me oleme ikkagi head mõned aastad igat pidi maas oma jõukuselt ja majanduslikust arengust, siis lihtsalt ühel hetkel meie kinnisvara ükskõik Rõuges või siin samas kusagil Taeblas või Ida-Virumaal, et see kinnisvara on väärtuslik. Ma arvan, see on oluline küsimus pigem nagu pangale, et kuidas pank näeb Eestit, kuidas sina, Jaana, näed Eestit? No see on võib-olla 2 küsimust, sina ja pank, aga teiselt poolt sa oled nii kaua pangas olnud, et siis oled pangast läbi imbunud. Kuidas sina Eesti näed? Ma saan aru, et Tallinn ja Tartu on ägedad ja kallid ja kinnisvara mõttes tõsiselt võetavad, aga kuidas siis selle Rõugega on? Pangana me finantseerime üle Eesti kinnisvara. Täna ei ole ühtegi piirkonda, kuhu te tegelikult tagatiseks raha ei annaks. Kõik oleneb sellest, mida seal teha tahab klient ja mis on tema, eks ole, sellised mõtted. Aga me finantseerime täna üle Eesti. Et seda ei saa öelda, et loomulikult on likviidsemad piirkonnad, see on nagu alati, eks ole, kinnisvaras, et Tallinn, Tartu on ikkagi see, kus on arendusprojektid, Pärnu ka, aga me oleme üle Eesti olemas ja finantseerime üle Eesti. Et sellist asja me ei saa öelda, et... Aga sa mäletad seda aega, kui ei olnud nii? Millal see viimati oli nii, et tegelikult... Ma ei mäleta seda aega, et me pole kunagi, et me pole finantseerinud üle Eesti. Mina mäletan neid aegu, aga ma võin eksida, et kas see oli 10 või 15 aastat tagasi. See võis olla ainult sellest tulenevalt, eks ole, et kui me räägime nüüd sellest majanduskriisis, on ju, et kui me räägime kriisist, siis oleneb, kui palju on laenu võtmise soov üldse kliendil ja vajadus, et tegelikult hakkab see sellest pihta. Et me oleme isegi kriisis pangana ja ma arvan, kõik pangad andsid ju laenu edasi. Nüüd on küsimus, et kui paljud seda laenu vajasid ja soovisid ja said, eks ole, see on teine teema. Okay. Aga me oleme üle Eesti pank ja finantseerime üle Eesti. No, see on hea. See tähendab seda, et kinnisvara on väärtuslik igal pool, kus sa seda siis omad. Kas täna on Peep hea aeg osta, müüa või vahetada või üürida? Mis see tänane turusoovitus on? Peaks käest jälle ümara vastus andma mingisuguse, et alati on hea osta, müüa ja üürida ole mida ja nii edasi ja kellele, et ma ei tea, minu meelest on keeruline öelda ju kas on nüüd kõige parem hea aeg, aga müüa on kindlasti veel hea aeg. Võib-olla läheb natuke raskemaks müük nüüd lihtsalt, et natuke võtab kauem aega ja võib-olla enam nii kõrget, aga samas võib-olla just saadki tipus müüa, et näed, sa hea tunne, et nüüd vähemalt ma ei kaota, kui ma see kuu müün, siis järgmine kuu enam hinnad ei tõuse, et võib-olla sellised emotsioonid hakkavad suunda määrama. No ostmisega võib-olla natuke paljud, ma tean, on muutunud ettevaatlikumaks, selles mõttes, et mõtlevad, ehk ikkagi sügisel hinnad natuke langevad. Ja see siis puudutab veelgi Tallinnat ja võib-olla Tartut ka. Aga kui ma mõtlen korraks nende noorbaaridele, kellega sa sageli kohtud ja räägid ja igal juhul kinnisvara on üks osa nende elust, et nad peavad kuskil elama minema või nad kuskil juba elavad.
ja sa tõid tegelikult välja, ma arvan, ühe selle hea pointi, et paljud inimesed arvavad, et on maha jäänud mingist kinnisvara rongist, et ega ma nüüd ju enam osta ei saa. Ma vaatan neid pealkirju, et kinnisvara muutub vähem kättesaadavaks kõigile ja siis mõtled, mis need inimesed siis mõtlevad, et tegelikult ju need noored inimesed ja ka mitte ainult nii noored, nad kõik mõtlevad kinnisvarale, et kinnisvara on ju kättesaadav, see sõltub lihtsalt rahakotist loomulikult ja piirkonnast ja kõigest sellest. See üldiselt küll selles mõttes, kui pikaajalist trendi vaadata ette, siis kui ma ikkagi alati jõuan inimestega rääkides ka selleni, millest inimesed unistavad ja eestlase jaoks ikkagi selline läbiv unistus, need on mitu muidugi, aga üks läbivamaid on ikkagi väga selgelt seotud ka oma kodu omamisega ja see ei ole enam üldjuhul, kui kuhugi tasuks investeerida, tasuks osta ära kõik linnade äärsed metsa ja maakohad, sest kõikid unistused elus seostuvad sellega, et ühel hetkel, kui ma olen juba piisavalt vana, ei ela ma enam linnas, ei ela ma enam Peetris, vaid ma elan ikkagi nii, et naaber on piisavalt lähedal, et ta näeb, kui mu maja põleb, aga ta ei kuule, kui ma naise peale karjun ja mul on seal oma mets ja mul on seal oma terrass ja mul on seal oma vabadus ja seal on mul maja. Et võt selline unistus on ikkagi, ma julgeks öelda, väga paljudel ja teine on see tegelikult, et omada sellist nagu pendelrände võimalust, et eladagi kuskil 3 aastast kuskil soojal maal, omada seal mingit kinnisvara. Nii et need on 2 kinnisvaratrendi, mis kumavad läbi inimeste unistustest. Et selles mõttes ükskõik, kus sa praegu oled, ütleme seda perspektiivi pikendada 15-20 aastat edasi, siis eestlane tahab ikkagi omada sellist oma kodu, oma maja metsas või looduses, aga linna lähedal ja samas kui suudaks hakata pakkuma mõnusaid selliseid kodukesi kuskil Vahemere ääres, kuigi ma ei ole kindel, et see praeguse kliimamuutusega on väga mõistlik mõte. Võib-olla sügisesel ajal on jälle päris mõnus olla seal kuskil Vahemere. Sügisel läbi Hispaaniasse. Jah, sest siis seal ei ole enam 40 kraadi ja põud, vaid natuke läheb juba paremaks olukord. Jah. Vaata, selline on eestlase unistus, ristlõige sellisest. Näed sa, tore unistus. On ju. Muidugi, ikka. Mitte Tallinnas, mitte kuskil korteris, aga tegelikult oma väikeses metsaäärses majakeses. Sellega seoses ongi just see sama küsimus, vaata, need energiahinnad, mulle tundub, et hästi palju praegu mõtlevad ise majandamise võimalusele. Siit tuleb välja see eestlase selline hakkama saamise jonn ka, et ma pean hakkama saama. Ja väga paljud paigaldavad täna päikesejaamasid. Ma saan aru, kas ma teen äppi lahti ja vaatan, palju ta toodab praegu. Palju praegu toodab sul päikesejaam? Ootna ma natuke update. Näed, sa võtab 5,5 kilovatti hetkel tootlikkus. Tunnist? Jah. Täna on tootnud 14 kilovatti praeguseks hetkeks. Täna on pilves, ma ütlen, täna on pilves. See pole paha, see jahutab su maja ilusti maha siin kliima soojenemise või see tegelikult on ikkagi päris tore on vaadata see, kui sul on selline, sest see muutubki, vaatad oma sõpruga, kes on väiksed paneelid pannud endale kuhugi või mis iganes ja siis sa tegelikult muutud üsna teadlikuks, mitte ainult sellest, kui palju sul toodab, vaid ka sellest, kuhu sa kulutad. Ja tegelikult see on tegelikult mõistlik, et ükskõik isegi, kui sa ei tooda nii palju, et sellest sulle piisab, aga tegelikult ma arvan, see muudab sind teadlikumaks tarbijaks. Ja kindlasti siin on, ma arvan, eestlasel mitmed nutikaid lahendusi juba on, aga ma arvan, et mingi hetk üks areng jätkub selles suunas just, et kuidas võimalikult targasti optimiseerida oma tarbimisi ja harjumusi, seal on vaja tehnoloogial natuke järgi jõuda, siin on vaja akupankadel tekkida, mis minna odavamaks, aga siis ma arvan, me hakkame, me ostame, salvestame, müüme väga paindlikult, mitte enam jäigalt, et ma arvan, selline revolutsioon on käimas ja kindlasti hoogustumas järgmiste aastate jooksul, kui selline rohepööre ja mõttelaadi muudatus, aga samas ka võib-olla energialiikide ja tootmise liikide muutus on käimas struktuursel tasandil, et see on päris äge ja see üks asi, mis aitab sul sinna poole liikuda, lihtsalt ongi see, et kui sa juba ise hakkad jälgima, kuhu sul läheb seda ja palju sa lood ise nagu nii-öelda väikest väärtust. Väga lahe. Väga nõus.
et energiatõhusus kui selline on ka meie jaoks väga oluline ja me näeme oma klientidest, et see on ka nende jaoks oluline ja see on väga hea. Et ma arvan, et lähiaastatel me hakkame järjest rohkem sellest kuulma. Siis see kriis praegu nagu surub, ma tean, et mingitel pankadel on küll rohelised laenud ja nii edasi. Täpselt nii. Laen on nagu laen, aga ta on see taust või see eesmärk on. Kuidas Swedbank näeb, et mul just sõber helistas ühte panka, see jõud Swedbank ja siis seal, kus ta kodulaen oli ja siis ta ütles, et kuulge, et ma tahaks ka omale paneelid katusele panna, aga et ma tahaks seda kodulaenu osana näha. Et see on nagu maja küljes ja nagu annab sellele majale täis lisaväärtuse ja pank ütles selle peale, et me pole selle peale mõelnud, et et miks mitte, aga ma ei tea, mis seal kuhu see jõudis. Ma soovitan kindlasti pöörduma panga poole nende küsimustega, sest meil on olemas päris palju tooteid ja meil on ka energiatõhususe laenud olemas ja meil on olemas ka päikesepaneelide laen, et kindlasti tasub pangast küsida. Ma Swedbanka puhul küll ütlen, et soovitan kindlasti. No natuke see kriis, igasugused kriisid tegelikult ju nagu loovad mingisuguse sellise massiefekti ja sõber rääkis just IT-taustaga sõber, et kuidas Eesti, Läti, Leedu on tegelikult kõige vähem, kui me nüüd räägime energiast, pisut aga osa kinnisvarast siis, et Eestis on kõige vähem igasuguse õhksoojuspunpasid, küll vee, küll maa, õhk, vesi, õhk ja võrreldes Skandinaaviaga, võrreldes täna isegi Saksamaa, kus on sisuliselt selline poolpaanika õhksoojuspunpade lisamisel, tootmine on tohutult tõusnud, et selline kriis loob sellise momentumi, aga seal on ka teine äärmus, eks ole, et tavaliselt väikses riigis kipub asi nagu kiiresti üle kuumenema. Et eks siis me mõne aja pärast näeme, et milline siis kuidas see pendel isenest välja nägi, sest nii nagu me räägime kinnisvarast, nii on Eestis ka, et hästi kiiresti kinnisvara muutub väga populaarseks ja hästi kiiresti ta muutub ka mitte nii populaarseks. See on lihtsalt Eestis on jah, see väiksus ja ikka väiksus suure tõenäosusega, aga jah. No see on me eelis tihti ka muidugi, aga suudamegi kiiresti mingid asjad ära teha. Aga mõeldes rapsime ka natuke rapsime mõnikord. Aga kas või mul sõber, kes on majaehituse protsessis nüüd viimased 14-15 kuud on elus, näiteks tema nüüd pidi, tal oli ette nähtud gaasikütte pandi sisse, gaasikatel pandi sisse, maja veel ei ole valmis, on ju, kolivad sisse 2 jooksul. Aga nüüd jooksvalt, kuna gaasihinnad muutusid, ehitusprotsessi käigus tegelikult ta on otsustanud muuta kogu küttesüsteemi lahendust või lisada ongi näiteks siis juba see õhk-vesi lahenduse ka veel, et tegelikult ka hästi kiiresti praegu ka peretasanditel mõeldakse ümber et kas see tasub ära kui ma panengi õhksoojus, kuhu ma selle välisosa peidan, kas heki sisse, kuhu ma saan selle panna, et pärast kasutusloa saaksin üldse. Et ühesõnaga tegelikult eks ta mõjutab praktiliselt ka ikka nii sellised puht isegi pooleli olevaid asju juba, et mida me siis teeme või kas me muudame midagi, et näed, ei osanud ette näha aasta aega tagasi, kui me alles ehitama hakkasime, et näed, midagi on vaja muuta sellist kapitaalset. Jah, et Nojah, korraks tuleks nagu pangaruumidesse tagasi selle vaatega, et vaatame nüüd seda sügist, kõik ootavad justkui sügist, kõik ootavad seda kütteperioodit, mis siis saama hakkab. Ma ise arvan, et mitte midagi muud, kui kõik kannatavad ära, tuleb see sotsiaalne energia ja on erinevad küttelahendused, inimesed on nii leidlikud, kui on kriis, arusaadav, proovib riik aidata ja nii edasi, aga korraks tuleks pangaruumidesse, et kui te vaatate nagu sinna, Jana, vaatad sellesse sügisesse ja sellesse viimase kvartalisse, et kas seal paistavad mingisugused tormipilved, valmistute te millekski? Jah, kui panga vaatest vaadata, siis meie igapäevane töö on ju riskide hindamine, et selles suhtes täiesti tavapärane, aga ja hästi palju räägitakse sügisest ja tegelikult on see natukene arusaadav ka, sest tegelikult jah, kõik ju tahavad teada, et mis siis on lõpuks energia hind ja milliseks tema küttearve kujuneb ja see on nii ettevõtetele kui eraisikutele hästi tähtis. Et kui hetkel seda sügise pilti vaadates ma arvan, et ei ole võib-olla nii vaja üle ka
mõelda. Ja muretseda. Ja muretseda, et loomulikult, muidugi on juba ju tulnud esimesed sõnumid, et ka riiki, seda me ei tea muidugi, aga kas tulevad appi ka riigi poolt, aga ma arvan, et seda ette muretsemist on praegu natukene võib-olla isegi rohkem. Eks me näeme, loomulikult, me samamoodi jälgime sügist. Seda veel konservatiivsemaks praegu kohe plaan minna ei ole, sest te olete suurim laenuandja meie turul, te kodulaenudest kõige suurem laenuandja. Kas ei ole praegu, et läheme natuke konservatiivsemaks, tõmbame pisut koomale? Hetkel ei ole me oma laenutingimusis muudatusi tegemas. Okay. Et tegelikult meie viimased muudatused on kõik pigem regulaatoritest tulenevalt olnud. Aga mitte siis ainult riskidest? Jaa, see pigem tuleb kas Eesti Panga regulatsioonidest või siis Euroopa Keskpankadest, et me läheme ka sügisele vastu samamoodi, kodulaenu puhul loomulikult me analüüsime kliendi maksevõimet, maksekäitumist, tagatist täpselt samamoodi. Et läheme sügisele vastu täpselt samamoodi oma klientidega koos, me oleme alati oma kliendiga koos, et kui klientidel läheb hästi, läheb pangal hästi, klientidel läheb halvasti, läheb pangal halvasti, see on tavapärane, aga me oleme kliendiga kindlasti koos. Et jah, see sügis on hästi palju küll läbi käinud tõesti. Siis hästi palju on õhus, aga päris reaalselt need asjad ei, sama... Ma arvan, et see on see ootus, et tegelikult turul, kui üldse majanduses vaadata, et kogu see sõda on ju toonud ka selle olukorra, et hästi palju on segadust turul. Ja see on just sellest sõjast tingitud, sõda venib ja see segadus on pigem võib-olla isegi natukene halvem kogu turule. Et see paneb nagu küsimuse alla väga palju, et mida siis planeerida, kuidas planeerida ettevõtted, eraisikud, et ma arvan, et see on pigem küsimus kõige suurem, mitte nii väga see Euribori tõus, vaid pigem just, et valitseb teadmatus. Võib-olla natukene see, alati kui ei tea asju täpselt ette, siis on raske, aga kui me vaatame kogu seda perioodi, mis me tuleme COVIDist, et me oleme ju päris mitmest kriisis juba olnud, et päris kiiresti ollakse valmis muutusteks, et päris hästi hakkama, ei ole hullu. Ja me oleme ju vähemalt siin tõesti viimased paar aastat tegutsenud ootamatus olukorras nii majanduslikult kui sotsiaalselt, kui ükskõik mis dimensioonis, aga veider ongi see, et kuidagi paremini olema hakkama saanud vist kõigi arvates. Või kui hästi oleks majandusel veel siis läinud, kui neid kriise poleks olnud, ma olen mõelnud mõnikord, et mis siis oleks just, kas me oleks täitsa üle kuumenud või mis siis oleks mingi, et tegelikult keeruline on. Jah, loomulikult need kriisid on olnud erinevad, et COVID-i kriis oli oma olemuselt ei olnud ju majanduskriis, et ta tuli hoopis teiselt väljaspoolt majandust. Oodati majanduskriisi. Just, ja eks ta majandusega ongi nii, et iga kriis, et kunagi ongi erinev. Et aga päris hästi ja päris kiiresti tuli majandus välja. Et praegusel juhul, kui vaadata, et esimene pool aasta tegelikult oli ju ikkagi majanduskasv Eestis päris tugev. Et nüüd teise pool aasta väljavaated on halvenenud. Ja võib-olla see teadmatus ja energiahinnad, loomulikult inflatsioon ja kõik see annab oma mõju, aga ma arvan, et kogu aasta vältes peaks ikkagi majanduskasv jääva plussi poolele. Et isegi kui ta väikse miinuse teeb, aga ikkagi, et kokku jääb ju plussi. Täpselt. Meie pooltunnike on jube kiiresti jooksnud, me oleme käinud päris mitmes eri teemas, aga peamiselt siis raha, kinnisvara ja emotsioonid. Ja tundub, et valdavalt on optimistlikud emotsioonid ja ma arvan millegipärast, et ükskõik milline see kinnisvaraturg ja rahaturg siis kujuneb, inimesed on ikkagi nagu leidlikud või otsivad mingid lahendusi ja keegi ikka leiab lahenduse ja tore, kui selline suur pank ja nagu Swedbank on samamoodi sellises optimistlikul joonel, et see oleks päris kurb, kui näiteks ei oleks. Et see annab majandusele kindlasti hoogu juurde
ja kui kinnisvara vajab seda laenuabi, nii et inimesed täna, kes siis mõtlevad laenamisele, kodude ostmisele, siis ilmselgelt tuleb vastavalt oma võimalustele neid asju kaaluda, aga turul on jätkuvalt pakkumisi, kui vaadata 6 kuu viimast trendi, siis tegelikult pakkumiste arv on turul kasvanud. Ja ka huvi kinnisvara vastu on jätkuv, nii et seal tõesti võib korrigeerimised tulla seal üleval pool kallits eliitkinnisvara, kus see ostuhuvi võib-olla mingil hulk taandub, aga küsige siis pangast laenu ja võtke kinnisvarabüroodega ühendust ja vaadake siis, et parim lahendus endale leida, nii et võib-olla viimane soovitus kuulajatele, raha, kinnisvara, emotsioonid, armastus. Mul on lihtsalt väike tähelepanek on see, vaadates, mis Eestis nagu ka suvel ka meelelahutusmaastikul toimub, siis eestlane pole kunagi pidutsenud rohkem kui see suvi. Nii et ükskõik kui palju räägitakse, et sügisel hinnad tõusevad, leibkonna kulud kasvavad, me praegu raha ei säästa, muusikud on välja pukitud, üritusi ei anna rohkem sisse mahutada kalendrisse. Nii et ma ei tea, kas see on pidu katku ajal või katku eel, aga igatahes see veel meie tarbimiskäitumist ei mõjuta ühesõnaga see hirm sügise ees, nii et võib-olla need on rohkem, võib-olla see puudutab teatud seltskond, tegelikult ma arvan, Eestis on väga suur tegelikult kiht tekkinud, kellel raha on ka sügisel, nad saavad hakkama ja siis on kindlasti need, kellel on väga raske. Aga need, kes saavad hakkama, need sügisel ostavad ka edasi, ma arvan, ja investeerivad edasi ja võib-olla ka kalamai ostavad mõne korteri siia samma ja nii edasi, et ma vaatan lihtsalt, kui vaadata, võib-olla on ka see lihtsalt see pidutsemine tuleb sellest ja ürituste korraldamine, lihtsalt nii kaua pole saanud tükk aega teha. Aga igastahes ühesõnaga see veel ei peegelda hirmu tuleviku ees, et Eesti on üsna säästlik rahvas, üsna selline ettevaatlik, selle koha pealt mitte praegu. Kas pank kutsub kasinusele? Võib-olla viimane küsimus sulle. Kulutage vähem, kui sisse tuleb. Me oleme alati seda meelt, et peaks olema võimalikult ikkagi vaatama, et sul jääks ka midagi kuu lõpus arvele, et see on nagu väga oodatud. Täiesti, ja et see on alati meie jutt olnud, et mõistlikkus. Ehk siis olge mõistlikud, kulutage vähem, kui teil sisse tuleb ja siis seal on, kui mu öelda nüüd korraks kinnisvara konteksti veel, et kus on mõistlik osta, kui oled investor. Loomulikult siis, kui teised peavad müüma ja sinul on raha, et seda osta. See ei ole kellegile väga soodusperiood, aga nii juba majandus toimib nii, et aga suur tänu, Jana. Aitäh kutsumast. Ja Peep, meie Argora partner, sõber ja siis järgmiste kohtumisteni. Nägemist. Nägemist.